Meie otsustasime tulla ühte autosalongi, kus on müügil autod, millest absoluutselt kõik inimesed viimase aasta aja jooksul on rääkinud, kõik autospetsialistid on nende sees istunud, nendega sõitnud. Need on Hiina autod, mis on elektriautod ja kuidagi on läinud niimoodi, et õhtutiim ei ole nende autodega mitte kordagi kokku puutunud ega tea üldse, kas on tegemist heade või halbade masinatega. Aga ma ei ole siia otse loomulikult üksi tulnud. Ma olen tulnud siia ühe ja ainsa legendaarse roolivõimu endise saatejuhi Robert Rooliga. No tere! Sa tulid siitpoolt? Siitpoolt tulin. Ma olen tõesti autosid testinud igasuguseid. Ilusamaid, koledamaid, kehvemaid, kallimaid, odavamaid. Aga autod, kus väidetakse olevat sees karaoke masin sisse ehitatud. Vaat sellist pulli pole ma varem näinud. Karaoke masin? Siin ta siis on. Sa mõtled meest või masinat? Meest ja masinat. Siin ta on, vaatame selle mehe üle. Ilus pintsak, ilusad kingad, meil soeng korras. BYD. Kas ma mäletan õigesti, olen ma kuskilt kuulnud, et see tähendab mingid build yourself? Build your dreams. Build your dreams, on näed? Build your dreams. Ühesõnaga, see pealkiri on keeruline. Mis sa salata? Auto nimi on keeruline. No Ford, no lihtsam. Toyota. Isegi BMW juba hakkad ära harjuma. Ja aga BYD, eriti veel, kus sa ei ütle seda nii-öelda nagu Eesti käändes, on kuidagi kummaline ka, et kuidas selline nimi autor on üldse saanud, miks ta selline nimi on? Ettevõte oli astutud 30 aastat tagasi Hiinas, on maailmas tuntuv oma plaatakkude pärast. Kas see tähendab seda, et firma tegi nii head akud? Lihtsalt olid nii head akud, mõeldi, et aga aku juba olnud paneme autoga sinna ümber või? Jah. Aga nii oligi, jah? Jah, hästi lihtne. Ja siin on üks siis nende edukamatest mudelitest, ma saan aru. See on kõige värske mudel ja Eestis me oleme lansseerinud Silane 7 2,5 nädalat tagasi. Sul on 2 nädalat vana masin või? Mis asi see plaatakku on? Plaatakku ei võtta väga palju ruumi, ja ta on selle auto kannav osa ja ta asub põhja all ja ta ei karda igasugused vigastusi, et ta on täiesti ohutu. Auto aku asub põhja all ja ta ei lähe siis nii kuumaks nagu teised akud. See on väga positiivne ja see on ohutu. Vaadake, kui hea käepide siin on sellel autol. See käib sisse ka või? Muidu on veider, vaata sõidad, midagi jääb see kinni kogu aeg. Kui sa sõidad näiteks, kui sa tahad jahtuda, siis võib mingid killikotid ka panna. Aga see on küll põnev lugu. Jaa, vaata. Sa vajutad nupu ja ekraan sõidab ringi lihtsalt. Kui sa paned navit, siis sul see tee on oluliselt rohkem... Näed pikem ja suuremat, jah. Telefon on kettamärgiga. Ma arvan, et seda nooremad inimesed ei teagi, mis märk see on üldse. Tore asi, mis ma alati olen kuulnud, et uued autod, mis on elektrik, et need suudavad suhelda juba nagu tehisintellekti abil. Hey BYD, open the right side window. Niimoodi saab isegi öelda. Vanasti oli nii, et pidid ju sellel Night Rideri pidid vajutama seda väljaviskamise nuppu. Nüüd hey BYD ja see open right window ja viska üri välja. Suure kiiruse lihtsalt imeab välja. Open the shade. The blind is open. Blind. Ja. Isegi ta tõlkis. Mis on kaugele see katusaken läheb nüüd? Täitsa pagasnikusse välja peaaegu. See on aken. Aga see tähendab seda, et auto katus on siis klaasist või? On jah? Hey BYD, open all the windows. Hey BYD, close all the windows. Ja ma loodan, mu laps inglise keelt ära õppi, sest ma kardan, et need aknad hakkavad väga kauaks üles ja alla liikuma. Hey BYD, open the right window a little bit. Käskisin natuke teha, mitte kõike lahti, sest kunagi ei tea, kes siin on. Ja samal ajal, kui Robi mängib akendega, ma mõtlesin, et vaatame üle, palju masin maksab ka. Kuidagi on alati niimoodi, et keegi ei räägi täpselt auto hinnast. See masin konkreetselt koos lisavarustusega 54 480. Mis on selline, kõrge mõnes mõttes, aga samas nagu selles hinnaklassis võib-olla selline keskmine hind, kiirendus 0-100 4,5 sekundit. 4,5 sekundit! Robi, see on ju täitsa kreis, see on ju rakett sisuliselt. Elektriline sõiduulatus sellel konkreetsel masinal näitab 456 kilomeetrit. Kas see on hea? See on hea variant, ehk siis sellega autoga ma käisin siit samast Tallinnast Tartusse ja tagasi. Mul jäänud veel 16% akust. Kui kaugel me oleme sellest, et elektriautod suudavad sõita sama kaua kui näiteks diislid? Ma arvan, et me oleme üsna lähedal ja on juba sellised autosid, aga praegu küsimus on pigem hinnas. Kas me oleme valmis nii palju maksma selle eest? Opa! Mälet, vanasti oli Saparose, sellel ka ei olnud ees. Mootorit oli kuskilt taga. Porsche oli ka. Porsche ka. Otse loomulikult, kuna tegemist on ikkagi akuga, siis on ta siin laadija. Selle saab panna lihtsalt pistikusse. Jah, et sa paned seda autosse ja sa võid elektrit kasutada. Et sa paned siis ikkagi tolmuimeja paned autost, et kui sa muidu ei pea enam sõitma tolmuimeja kohta, kus see pakutakse, vaid lükkad enda maja. Tule hea, tule tee see pagasnik lahti. On milles küsimus?
Siin sina juba tead või? Ja. Siin on ikka nupp. Ikkagi oli mingi nupp, jah? Ei, nagu nupp. Mis siin nüüd oli siis? Mul lihtsalt ei olnud aimugi, kus kohas see nupp saab olla, sest ma ei ole kunagi numbrimärgi juurest, ma pole kunagi otsinud nupptast. Minu 5 aastat vana auto oleks teinud selle jalaliigutuse peale juba ukse lahti. Küllap need uued autod teevad ka. Ja teate, mis siin veel on? Otse loomulikult veel üks laadija. Läheme nüüd autosse, palun. Mis sa arvad, kui ma tohin? Enne veel, kui me läheme karaoke juurde. Lähme proovime selle 4,5 sekundit 0-100, mis sa arvad? Siin on siis tõesti selline võimalus, vajutades mõnesid nuppe. Masin pakub sulle endale võimaluse sõita 1 minuti jooksul täpselt nii, nagu sa sõidad. Ta annab sulle siia taimeri aja, pigistada nii palju torust välja, kui tuleb ja siis ta mõõdab selle kõik ära ja sul on võimalus näiteks see 4,5 sekundit, mis seal müügiplakatil oli, üle lüüa. Raabi, mis sa arvad, kui prooviks purustada 4 sekundi piiri täna? Ma ei taha mitte midagi öelda. Mis mind inkrimineeriks sellesse kõigesse? Me ei tee seda otse loomulikult linnas. Me sõidame kohta, kus see on mingil määral võimalik. Kui me saame umbes alla 4 sekundi 0-st 90-ni, sest me ei tohi rohkem sõita praegu. Kui me ei lähe 110-sele teele, siis me oleme olnud kiiremad, kui see masin ise teadis, et ta on. Autol on karaoke masin ja seal on selline juhtmõtta mikrofon kaasa. Mitte 1, vaid 2. Juht ja kõrvalistuja saavad karaoket laulda. Millal me karaoket saame laulda? Kohe, kui ma olen proovinud purustada maailmarekordi. Nii, me oleme tulnud kõrvalteele, kus nagu näete, seal on ainult üks väike masin ees, aga siin ei tohiks olla ühtegi teist autot, keda ma segan. Nii, olen valmis või? Miks see vajalik on? Ma ei julgenud, ma proovin lihtsalt praegu. Sa ei läinud ju? Ma läksin praegu nii aeglaselt, et 8 sekundiga läksin. Sa läksid väga rahulikult. 8 sekundiga. Sa ei vajutada gaasi põhki. Mitte ausalt, ma ei ole vist õige mees neid teste tegema. Mul on juba hirmus. Nii, sõbrad, kui Robert Rool on valmis, minek. Meil on praegu niimoodi, et me saime 4,5-90-ni. 4,5 saime 90-ni. Oota, aga see on ju päris hästi, kui 3 jässakad meest on peal ja kaamera. Ma ei ole kunagi nii kiiresti sõitnud. Ei rikkunud me ühtegi otsest reeglit. Kiirendamisreeglit ei ole, sa võid sõita niimoodi tohutu, aga sul on ju ohutu kõik. Ja me saame ühe korra veel proovida. Ja kui me saame kuskile sinna 4 sekundi peale, siis ma ütlen ausalt, minu päev on tehtud, paneme kirja ja läheb. Ma tahaks lihtsalt karaoket laulda juba. Nii, kas me oleme valmis? No, me oleme valmis. Ma ei jõua sind enam kuulata, aeg on minna. Start! Ai, saime 0,1 saandiku maa. 0,1 saandiku. Päris kiire masin, ma ei ole kunagi nii kiiresti sõitnud. Jumal äkki on. Ja kusjuures ma saan aru, et masin on ka ehitatud niimoodi, et ega ta sul käest ära ei lähe. Ei, ta on nii. Ratas ringi hakka käima. Ärge kodus järgi proovige. Siin olid ikkagi professionaalid rollis. Siin ei ole nüüd muud midagi, kui nokamüts kuklasse ja bussijaama juttu ajama. Aga mis on põhiline, enne meile ära, siis ma tahan karaoket laulda. Ka nüüd on tõesti käes. Palju Kaja pole vist vaja. Tere õhtust, daamid ja härrad, tere tulemast karaoke režiimi. No see on äraütlemata veider olukord, kus me praegu oleme, aga nii on, et BYD-s on karaoke masinid ja esimese tuleb üks ja ainus minu lemmiklaul. 2 heteromeest karaoke masina taga. BYD masinas laulmas ei midagi muud kui Phil Collins in the air tonight. I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord, I know we ain't gonna do it for my life. Trummi solo, 3, 2, 1. And I remember to you and me. I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord, I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord, Head sõbrad, ega ei teagi täpselt öelda, mida me praegu uneme ja oskan seda kõiki kirjeldada ja oskan seda sõnadesse panna. See tuleb uuesti oi. Robi, mina panin endast kõik praegu välja. Ei, no lasta käima. Äkki aitab praegu? Ei, lasta käima edasi, see on jumala hea lugu. Sa võid sõita. Ma lihtsalt ütlen, et ma ei tea, mida arvavad inimesed, kes siit autost praegu mööda sõidavad, sellepärast, et... see on uduseks. See on ülegi uduseks. Ja Phil Collins mängib. Aga kui sul soovib, Robi, siis ma arvan, et ma hakkaks nüüd tagasi sõitma. Hakka sõitma. QR-koodiga. Ma olen QR-koodiga sõnad endale.
Sa saad edasi laulda või? Well, I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord, I can feel it coming in the night. Nii, kas nüüd on kõik, Robi? Paneme korra veel või? Paneme veel. Well, I've been waiting